kolmel viimasel aastal on kandnud peasponsori järgi nimetust Elion rattamaratonide karikasari. Ning toona siis siin 2005. aastal 5. Rakke rattamaratonile võjutsenud see Helmet Tanger, sama mees, kes võitis ju Tunamulluga Elion rattamaratonide karikasarja ja sellega tee sulges teisele võidule Allan Orasele. Helmet Tanger siis tunamullune võitja Kaspar Austa ning Raivo Maimre ees. Alges Maasikmets 4., 5., Allan Oras 6. 7. Rakke rattamaraton kandis tolmu ja väsimuse pitserit, aga seda alles pärast finišit. 30 kraadi ligi kerkinud välistemperatuur ja veepuudus end enne starti ju tunda ei anna. Igaks juhuks end üle juua ka mõistlik pole. Nii et ainsa stardijääl välja mõeldud taktikana näis toimivad energiasäästurežiim. Üliheale korraldusele andis vastukaalu stardijärgne Traffic Jam staadionilt väljasõidul, mille tulemusena kulus kolonni keskosa rattureil minema saamiseks oma 2 minutit ja sedagi teotempoga alustades. Võrreldes eelmiste aastatega on siin väga kuiv. Tavaliselt iga aasta vihma sadanud ja tegi rada oli suht kiire. Suht äge tehniline, raputav heinamaa. Palavus tegi see raja raskeks selle. Rakkes oli rajameister enda fantaasial vabalt lennata lasknud ning sõidutanud võistlustrassi lihtsalt läbi maha jäetud lauda. Omapärane võistlusareen mahutas peale sisse langenud katuse ka mõned chillivad pealtvaatajad. See laud oli suht hea üllatus tegelikult, nagu väga positiivne vaheldus. Läheb meie! Väga tubli! Läbi lauda, mingi vana sigal oli ja kurvidega läbi, võitis soo maha ilusti ja mingi keerulist ei olnud. Kuidas lauta oli? Raske, aga mõnus. Sama iseloomustus sobis vist kogu sõidu kohta. Hoolimata sellest, et paljud sõitjad olid rajal janusse suremas. Vedeliku puudus oli niivõrd mastaapne, et isegi veetakistus ei väärinud enam enda nime. Veetakistus oli see aasta hästi väike. Ta oli madal, et tooga läbi ei saanud midagi aru. Veel eelnevatel aastatel on peaaegu rummuni vesi olnud, üle keskjookseni. See aasta oli madal. Ei ole! Assarrais. Eks jalgratturid teavad, et kui üks oma vend läheb eest ära, siis teine järgi tõmba ja et oma mees võidaks hinda peale. Lihtsalt tuleb võimalikult kavalalt sõita. Üksikvõit on ka tähtis, aga meeskondlikult, ma ei tea, Artik on suht kaugel eest ära praegu. Võimalikult palju punkte maja tuua, et üks sõit on jäänud veel. Ma ei tea, palju see vahe on praegu. 40 punkti võib olla niimoodi. Tegelikult ma alguses kartsin ennast, hommikul ärkasin, oli urk, veits kähe ja nohu oli. Ise kartsin ennast, et kas ma üldse sõita jõuan. Ei olnud eriti sellist hea purakat nagu sõida alguses. Kartsin, et ma väsin ära, aga väsin, et vedas. Aga võit tuli niimoodi, et Martin pani lõpus valesti, läks taga uule ringile. See nagu, tal oli kindel võit käes, mina võtsin teist kohta ja ei vedanud tal. See oli nagu ebaõnne võit temale. Ja ta läks nagu pikale ringile, aga pidi finišisse keerama. Seal oli silt ka, aga vist ei märganud. Juhtub. Igatahes jäi võit Alexela Pro Agency meeskonna kätte. Nii et kui ruudulistel särkidel lõpparvestuses üksikult poodiumi tippu asja polegi, siis meeskondlikus arvestuses liikusid nad Rakke rattamaratoniga esikohale taas lähemale.